Tere! Pärast Kristuse 3 aastat täna räägime siis ajaloolistest nii-öelda bifurkatsioonipunktidest, kus on toimunud ootamatud murrangud väga rasketest olukordadest. On tekkinud väga võimsad sellised vabanemise plahvatused. Ja neid on olnud siis 2 sorti. Ühelt poolt on siis olnud usulised ärkamised. Meil Eestis siis peale Põhjasõda, peale katku 1720. lõpus tulid siia siis vennaste kogudused, hernhuutlased ja pöörasid, võiks öelda, pool Eestit sügavasse karismaatilisse usku. Saared, Lääne-Eesti, kus siis kõrtsid muudeti nii-öelda palvemajadeks. See oli olnud väga raske aeg, kannatuste aeg Eesti rahvale, kus siis meid oli suht vähe järele jäänud. Ja siis tuli see nii-öelda selline hästi intensiivne usuvorm ja loomulikult inimesed haarasid selle järele ja said selle raske aja niimoodi üle elatud. Tasapisi see muidugi lahtus sedamööda, kuidas olukord normaliseerus. Nüüd veel Eesti usulistest ärkamistest, mida ma olen ka maininud, on siis olnud FATA ärkamine Oleviste kirikus alates 1960-ndatest, kuhu siis, kui seal hakati pidama ka venekeelseid jumalateenistusi, siis üle terve Nõukogude Liidu tuli sinna inimesi kokku ja toimus palju imetervenemisi ja selliseid psüühilisi paranemisi. Nii et ma ei mäleta nüüd, mis aastal see täpselt ära keelati. Ja pärast seda asi ka nagu rauges tasapisi. Nüüd maailmas on muidugi olnud selliseid nelipühilikke ja baptistlikke ja teisi selliseid karismaatilisi ärkamisi regulaarselt siin ja seal. Ja need on ka kestnud siis mõned aastad. Tuletame siin meelde siis sellise evangelisti nagu Ellar Stegeni poolt Lõuna-Aafrika Vabariigis siis selline karismaatiline ärkamine Suurude hõimus, tolla siis kuskil 8 miljonit inimest. Tuletame meelde hilisemast ajast, ei oska täpselt aegadagi öelda, usulise ärkamise Alaskal, kus toimus ka väga selliseid imelisi materiaalseid efekte, nagu kirikuseinad kattusid kullatolmuga, siin-seal ilmusid kalliskivid ja nii edasi. Nüüd teiselt poolt siis on sellised rahvuslikud ärkamised. No Joe Dispenza toob siin eeskujuks ikkagi Mahatma Gandhi loomulikult, kes oli võtnud oma sisemiseks nii-öelda missiooniks India rahva vabastamise Inglise koloniaalikkest. See võttis küll palju aastaid aega, aga see lõpuks teostus. Ja teiselt poolt siis Jeanne d'Arc, kes siis Prantsusmaa ja Inglismaa vahelises sõjas täiesti lootusetus olukorras. Ta kuidagi, ütleme nii, et tal tuli vaim peale, prohvetlik vaim tuli peale ja ta oskas niivõrd innustada Prantsuse armeed nii religioosses kui ka rahvuslikus mõttes, et see lõppes väga ilusa võiduga. No Eesti rahva ajaloos võime siis öelda 2 sellist rahvuslikku vallandumist või plahvatust 20. sajandil. Siis esimene oli siis Vabadussõda ja teine oli laulev revolutsioon. Ja muidugi regulaarselt on Eesti rahvas oma vaimse ühtsuse leidnud siis meie laulupidudel. Nüüd ma toon siia ka mõned sellised rahvusvaheliselt tuntud sotsiaalsed ärkamised, mis plahvatasid üle maailma. 1990-ndatel näiteks sai alguse selline liikumine nagu ATTAC,
Prantsusmaalt. See oli siis üsna pikk keeruline nimi, mille esitähed moodustasid sellise kombinatsiooni. 2000-ndatel kuskil vallutas maailma sotsiaalfoorum, mis sai alguse siis ühest Brasiilia linnast. Ja näiteks isegi Soomes oli oma sotsiaalfoorum, meil Eestis ei olnud, kus suured inimeste foorumid tulid kokku ja inimesed arutasid siis, kuidas ühiskonda paremaks muuta. Meil oli nagu analoogiline oli siis jääkelder, eks ju. Ja kolmas oli siis viimatine suurem selline ärkamine oli siis Occupy liikumine, milles siis oli olemas ka eestikeelne dokfilm. Ja see langes muide kuskil sellesse aega, kui peale seda siis loodi Elurikkuse erakond. Siis selle dokfilmi tegi Artur Alliku, ma ei tea, Toomas Trapido ja kes seal eesotsas olid. Ja samal ajal Itaalias oli võimule tulnud ka Via Terni liikumine, mis oli siis selline globalismi vastane rahvuslik liikumine. Ülekaalukalt võites siis valimised. Nüüd tekib selline küsimus, et miks siis sellised võimsad maailmaliikumised, mida ma mainisin, ja teiselt poolt siis need karismaatilised usulised liikumised, miks nad nagu ei jäänud kandma, miks nad kestsid ainult mõned aastad. Aga enne kui sellele küsimusele vastata, ma tooks veel vahele lõpuosa minu eelmisest siis nii-öelda loengust või jutlusest Kristuse 3 astet, kus me rääkisime sellest, et viimane aste siis pärast isa ja poja astet on siis vaimuaste. Ja see vaimuaste on siis selline religioosse loovuse plahvatus kristlaskonnas. Mida ei piira enam mitte mingisugused kaanonid. Nagu Berdiaev ütleb, et selline kõrge loovus on alati iseenesest eetiline, ta põhineb armastusel, kaastundel. Ja ta rõhutab, et vaimuajastu loovus on prohvetlik, müstiline, religioosne, tähendab, ta ei ole mitte tavaline loovus, mis on andekatel inimestel, kes mahuvad kultuuri, vaid see on selline geeniuste loovus, mis ei mahu kultuuri, mis uuendavad, murravad läbi ja transformeerivad kultuuri, viivad ta täiesti uuele teadvuse ja arenguastmele. Ja see loovus saab olema ühtne loovus, et see ei ole mingi ühe geeniuse loovus, see on geeniuste ühisloovus. Ja muidugi seal tekib siis sellest tulenevalt selline sünergia, mille efekti meil on väga raske ette kujutada ja neid sünkroonsusi ja imesid, mis sellega võivad kaasneda. Ma mõtlen sotsiaalseid, laiemaid sotsiaalseid imesid. Et see ei ole enam selline Maharishi Mahesh Yogi resonantsrühmad, DMCD meistrite ööpäevaringsed meditatsioonid, mida oli plaanis viia lõpuks siis ka maailma ulatusse läbi 3 keskuse. Selleks oli tollel vaja siis korraga 7000 inimest korraga mediteerima. Ja Maharishi nägi selles ainsat lootust, et pääseda maailma kriisist, et see oleks olnud selline nagu üleloomuliku energia kaudu tekitatud, sest lokaalsed eksperimendid tõestasid, et vähenes kuritegevus, avariide arv, haigestumine ja nii edasi, kui selline grupp ruutjuur 1% siis vastavalt lokaalsest elanikkonnast oli niimoodi mitmes vahetuses mediteerinud. Nii et selline loovus viib siis eluni vaimus. Kui me nüüd mõtleme, et mis asi on elu vaimus,
et see on jällegi midagi täiesti uut võrreldes selle elu vaimus varasemate vormidega, ütleme religioosselt võttes siis isa ja poja perioodidega võrreldes. Et elu vaimus siin on inimeste teadlikkus on hoopis kõrgem, nende loovus on kujuteldamatult avaram. Ja ka vastavalt siis see sünergia, mis seal tekib. Nüüd selle vastaspool on siis täna, kui me oleme lugenud näiteks nüüd Charles Eisensteini raamatut Kliima, teine lugu, siis ma olen kuskil, ma ei tea, kolmandiku peale, et see on ikka omamoodi reekviem loodusele ja inimkonnale selles. Ma ei tea, mida saavutab Eisenstein oma teise poole peatükkides. Et kas ta tõesti suudab läbi viia mingisuguse läbimurde. Ja nüüd tema teoses ilmneb nüüd pühaduse teine vorm, kui üks pühadus on nii-öelda inimese ja Jumala vaheline püha suhe, siis Eisenstein loob täiesti uut tüüpi religioossuse, sest see on siis inimese ja looduse vaheline püha suhe. See, mis on olnud loodusrahvastel, mida nii-öelda indoeurooplastel või indogermaanlastel ei ole tegelikult mitte kunagi olnud. Ja siin on uuringuid, mis väidavad, et tegelikult see looduse hävitamine selle kultuuri poolt on toimunud juba tuhandeid aastaid. Ma ei mäletagi täpselt, juba Rooma keisriga ajal seal raiuti metsad maha aga isegi juttu on seal vist 5000 aastast ja rohkemgi. Nii et siis 3 õudust, mida ka Eisenstein, ta küll ei nimeta seda nii dramaatiliselt, et esimene õudus on siis inimese looduse vaheline suhe, kus küsimus pole ainult mingisuguses süsihappegaasis, vaid küsimus on vees. Tähendab, vee ringkäigus, vesi on omamoodi nagu vereringe sellel elusal maal. Ja seal on siis erinevad organid, millest üks ongi vesi, ütleme veekogud, ookeanid, siis on märgalad, eks ole. Siis tulevad seal metsad, teine organ, eks ole, siis on seal looduslikud rohumaad ja nii edasi. Et need kõik on omavahel sümbioosis täpselt nii, nagu meie erinevad organid on siis sümbioosis omavahel. Vapustav raamat, nüüd on lihtsalt küsimus, et kui Ardo Pajula on seda tutvustanud ja on viinud läbi selle raamatu tõlkimise ja toimetamise ja kirjastamise Postimehe kirjastuse poolt, kui paljud inimesed seda õigupoolest üldse teavad, olles kinni selles nii-öelda rohepöördes praegu, et maailma looduse allakäigu põhjus on hoopis mujal, see on süvimas on see lahusoleku müüt, et inimene on lahus loodusest, ta on lahus kõigest muust elavast, mille lahutamatu osa ta tegelikult on. Ja nüüd kahjustades loodust, ta kahjustab tegelikult iseennast. See võib tulla küll väikese ringiga, aga ta on juba tulnud. Vaadates need erinevaid protsente, mis ta seal raamatus toob, võiks öelda, et pool, ma siin väga jämeda üldistuse teen, pool maailma loodusest on hävitatud tänase seisuga. Ja nagu siin kõlas kuskil juba ERR-is, et ilma ei ole võimalik enam ette ennustada. Ja et viimastel aastatel on olnud siis ajaloo kõige kõrgemad ja kõige madalamad temperatuurid. Tähendab, kliima muutub järjest ebastabiilsemaks. Ja seda mitte ainult sellepärast, et kasutatakse geoinseneeringut või kliimamanipulatsioone. Et põhjused on palju sügavamad. Just nimelt nende võimsate organite kahjustamises ja haigestumises. Ja
tuleme veel selle juurde. Ma just täna kirjutasin, et Eestis on huvitav nähtus, et inimesed häbenevad sõna Jumal. Väga ilus omakeelne soome-ugri sõna, tulnud siis sellisest sõnast nagu jumi, millega on seotud ka asjal on jumet, eks ole, jumekas, jumiõis ehk siis seal korvõielised ja rukkilill sealhulgas, mis on siis maausuliste sümboleid. Vanejumi oli siis taarausus, oli viljakusjumal. Nii et jumi on siis selline prepersonaalne kõike läbistav vägi. Sellest on tulnud siis meie sõna Jumal. Selle asemel kasutatakse siis eufemisme, nagu näiteks algallikas, absoluut, looja. Loodusrahvastel oli suur vaim. Meile kasutati isegi mitte sõna vaim, kuigi see on üks Jumala sünonüüme. Muidugi Jumalal on erinevaid vorme ja astmeid, mida jällegi enamus inimesi ei tea üldse. Nad panevad nagu kõik ühte patta oma harimatuses ja pühast võõrandumises. Nii et küsimus on nüüd selles, et mis oli põhjuseks, et need ülemaailmsed liikumised ei võitnud, ei jäänud püsivaks, sest nad olid humanistlikud liikumised. Nad olid nii-öelda tavateaduse tasandil liikumised. Seal oli muidugi sotsiaalne missioon ja kõik see, aga seal ei olnud seda vaimutasandit, seal ei olnud religioosset, ma pean silmas siin kanoniseerimata religioosset tasandit, mis on kaasaja Kristuse kõrgem vorm, mis on uskumatu vabadus, loovus ja sünkroonsus ühes koos, kõik kolm, kõik neli, kõik viis ühes koos. Ja seetõttu nad ei jäänud lihtsalt kandma. Kui me paratamatuse riigi pinnalt hakkame maailma muutma ja parandama, siis see on ehitatud liivale. Kui meil ei ole sidet vaimuga, kui meil ei ole sidet Jumalaga, kusjuures püsisidet, sügavat sidet, vastastikust sidet, sealhulgas ka müstilist sidet, sest et müstikud on need, kes on loonud religioonid, kelle müstilistest kogemustest sündisid nende kordamisena, nende taas kulturiseerimisena religioonid, maailma religioonid. Ja teiselt poolt me küsime, et miks ei ole jäänud kandma need karismaatilised liikumised, usuliikumised siis. Põhiliselt 4 pühilikud seal, metodistlikud, baptistlikud, võib-olla vähem ka adventistlikud, meile tuntud konfessioonidest, ka katoliiklikud ja luterlikud. Siin on põhjus selles, eriti nende sektide puhul, et seal puudus vaimu nii-öelda intellektuaalne sügavik. Seal puudus loogos. Seal puudus filosoofilis müstiline mõtlemine, läbistav loov mõistus. Veel vähem oli see mõtlemine siis ühismõtlemine, seda ei olnud isegi mitte üksikul juhul. Kõik oli afektiivne, kõik oli emotsionaalne, kõik oli müütilise mõistmise pinnal. Kusjuures neid sümboleid ja mütologeeme mõisteti mitte transratsionaalselt, mitte mõistust, tavamõistust ületavalt, vaid e-ratsionaalselt. Seal ei olnud isegi jõutud isegi mitte kriitilise ratsionaalse mõtlemiseni, kuhu lääne inimkond jõudis valgustuses. Sealt algas humanism, sealt algas teaduslik tehniline revolutsioon, sealt algas tehnoloogia esiletõus, mis täna on muutnud elu maal eluohtlikuks nii loodusele kui ka inimesele. Ja seetõttu see ebaõnnestus. Seal oli üks jalg puudu. Oli küll püha vaim, aga ei olnud püha mõistust, püha loogost. Võiks niimoodi öelda. Et need peaks olema mõlemad. Ja kaasajal, kus me oleme jõudnud nii-öelda vaimuajastu sügavama läbitunnetamiseni tänu maailmakuulsa Vene religiooni filosoofi Nikolai Berdjajevi loomingule, on see juba võimalik. Ja see on see, mis võib
muutuda määravaks tänases bifurkatsioonipunktis. Mina nimetan seda valgustunud kristluseks. Ja see on see võti. Nüüd küsimus on, kui paljud on valmis või kui paljud on juba transformeerunud sellele tasandil. Kui me räägime sotsiaalsetest kangelastest, siis ka need kangelased, kes täna tulevad esile, on hoopis teist tüüpi kangelased. Mulle meenub siin selline prohvetlik ühe protestantliku teoloogi Harvey Coxi ütlus: maailma suudab päästa ainult müstiku ja revolutsionääri sulam. No lisagem sinna juurde Ken Wilberilt siis veel kultuurireformaatori ja karismaatilise liidri. Et siis on kõik 4 kvadranti nagu kaetud. Ja tõepoolest, tänane uue paradigma filosoofiline mõtlemine, eesotsas just nimelt nimetatud Charles Eisensteini, samuti Rupert Sheldrake'i, ütleme Charles Tarnase ja tegelikult ka Jordan Peterson ju omal moel alustas seda, nii et need on sellised filosoofid, kes liiguvad pühasse. Need on nimetatud gnostikuteks, seda on nimetatud gnostiliseks metafüüsiliseks filosoofiaks, mille suunal Eestis on teinud tohutu tänuväärse töö ära jällegi Hardo Pajula oma tähenduse teejuhtidega. Kõik need 100 videod, need 100 videokohtumised erinevate inimestega, dialoogid, polüloogid, kõik need iga-aastased kursused, kõik need raamatud, mida ütleme Edmund Burke'i selts on ise kirjastanud või ta on siis ette valmistanud neid kirjastamiseks teiste seal Postimehe kirjastuse poolt. Nii et sellega peaks olema nüüd ring peale tehtud, et me elame bifurkatsioonipunktis ja et sellest edukalt läbi tulla on meil vajalik seesama müstiline, religioosne ja prohvetlik, mitte lihtsalt isiklik loovus, vaid ühisloovus. Ühisloovus vaimus, sest vaim on see, mis ühendab. Hing veel ei ühenda. Hing muudab meid autentseks ja see on juba nii-öelda värav taevariiki, see on esimene värav taevariiki. Esimene värava valvur on nii-öelda läbitud. Aga vaim, see on mitte ainult side kõrgema jõuga, mitte ainult side Jumalaga, kuni müstilise sidemini välja. See on ka tohutu loovus ja võime piirituks ühisloovuseks. Vot seda ma näen tänase päeva sellise nii-öelda lubadusena, tänase päeva agendana, tänase päeva evangeeliumina, sõnumina, eeskätt inimkonna teadlikumale osale, mis sealt kaudu toob õnnistust ka ja tervendust ka inimkonnale tervikuna. Nii et mõelgem selle üle, kaegem seda, mõlgutlegem ja hakakem omavahel rääkima. Hakakem omavahel rääkima sügavmõttelisi asju, hakakem omavahel filosofeerima ja kogema neid sünergiaid, mis sellest sünnivad. Selleks jõudu meile kõigile. Tänan teid, et kuulasite ja kohtumiseni mõnes järgmises vestluses.